Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on 2. Peetruse kiri 1. peatükist, salmid 19-21. Ja loen teksti 68. aasta tõlkest. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie südameis. Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohveti kuulutus kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks, sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid Jumala vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Aamen. Istuge palun. Meie ette on täna toodud või oleme kuulnud 3 kirja kohta, mis kõik räägivad prohvetitest ja nende sõnumi paikapidavusest. Vanast testamendist kuulsime prohvet Malaki nägemusest. Prohvet elas umbes 460 aastat enne Kristust, kus ta räägib, et Jumal saadab meile uuesti prohvet Eelia, enne kui tuleb issanda päev, suur ja kardetav. Eelia elas ise tegelikult umbes 900 aastat enne Kristust, ehk umbes 400 aastat enne seda, kui Malaki räägib uuesti Eelia tulekust. Matteus kirjutab meile Jeesuse kõnest, kus Jeesus mainib, et Johannese näol ongi Malaki ennustus täitunud. Ristija Johannes ongi see tõotatud Eelia. Kolmandaks on meil kiri Peetruselt, kus ta kinnitab, et prohvetite sõnumid ei ole inimeste kujutlusvili, vaid sõnum Jumalalt, mis täitub. Kujutage ette inimest, kes on suremas. Ta teab, et tal ei ole enam kaua elada. Ta soovib veel midagi head korda saata, kuid mida? Inimestel on see ilmselt erinev. Martin Luther väidetavalt olevat öelnud, et istutab enne surma õunapuu. See on küll tõendamata legend, kuid mõte on, et inimesed soovivad enne surma erinevaid asju. Tänane tekst on aga Peetruse sõnum meile pärast seda, kui ta on teada saanud, et tema suhtes on langetatud surmaotsus. Ja kui te teate, siis Jeesus surmati samamoodi ristil, aga tema eeldas, et niimoodi ristile lüüa nagu Jeesus, et see oleks liiga suur au. Ja ta palus lüüa ennast risti pea alaspidi. Peetruse tekstidele tuginedes on meie ees tumedates toonides tõsiselt esitatud tekst, mis on oma olemuselt nii inimesi ettevalmistav raskustele vastuseismiseks kui ka lootuseks, millest lõpuni kinni hoida. Ta ei räägi ainult armastavast Jumalast, vaid ka Jumala õiglasest kohtust, Jumala karmist poolest. Ta toob välja veeuputuse, kus inimkond uppus ja ellu jäi vaid Noa oma perega. Ta räägib sõnakuulmatute inglite eemale heitmisest. Ta räägib maailma hukkumisest tules, mis on alles ees. Jumal on karm selles osas, mis puudutab pattu ja ebaõiglust. See tähendab ka inimesi meie ümber ja võib-olla ka meid endeid.
Kordan Peetruse sõnu kreeka keeles tõlgituna ja meile omasemas lauseehituses ja sõnakasutuses. Meil on kindel prohveti sõna ja te teete hästi, kui te pöörate sellele tähelepanu otse kui lambile, mis paistab pimedas paigas, kuni päev hakkab koitma ja koidutäht tõuseb meie südames. Seda peate esmalt teadma, et ükski prohveti kuulutus pühakirjas pole omal äratundmisel tekkiv, sest prohveti kuulutus pole kunagi lähtunud inimese tahtmisest, vaid inimesed on rääkinud Jumala käest ajendatult püha vaimu poolt. Need sõnad ei ole kirjas juhuslikult. Peetrus kirjutab need kogudusele, keda ümbritses segadus, surve ja valeõpetus. See ei olnud kerge aeg. Oli kristlasi, kes kahtlesid Kristuse tagasitulemises. Õpetajaid, kes muutsid evangeeliumi endale sobivaks ja inimesi, kes pidasid pühakirja pelgalt inimlikuks mõttelennuks. Kas kõlab tuttavalt? Kas meie elame ajal, kus Kristuse sõnumit püütakse lahjendada, pühakirja autoriteeti kahtluse alla panna ja Jumala tõde asendada inimliku arvamusega? See on tänase jutluse taust, nagu teatrilava dekoratsioon, kus hakkavad arenema erinevad sündmused. Selles olukorras suunab Peetrus meie silmad valguse poole ja toon esile 3 kinnitust, millega ta meid tahab julgustada. Esiteks, Jumala sõna on vankumatu alus. Peetrus ütleb, meil on kindel prohveti sõna. Ta viitab kogu Vana Testamendi ilmutusele, mis osutab Kristusele, kuid veel enam. Peetrus kinnitab prohvetite ütluste tõsiselt võetavust pärast seda, kui ta oli olnud ise tunnistajaks Jeesuse kirgastamisele muutmise mäel, kus ta kuulis lisaks ka elava Jumala häält, kes kinnitas, see on minu armas poeg, teda kuulake. Peetrus tahab meile öelda, et prohveti sõna on sama kindel kui tema kogemus oma silmaga nähtud Jeesuse kirkusest ja Jumala häälest. Ta kinnitab, et see on jumalikult usaldusväärne tõde, millest saab igaüks rajada oma elu. Prohveti sõna ei ole nagu lipp, mille suund sõltub tuulest. See on kalju, mis ei kõigu, kompass, mis näitab alati põhja. Teiseks, pühakiri on lamp, mis paistab pimedast paigast. Peetrus kirjeldab maailma kui pimedat paika ja see ei ole liialdus. Ta nägi oma elu lõpus Rooma moraalset korratust, usulist segadust, kristlaste tagakiusamist ja valeõpetajate tõusu. Olgem ausad, ka meie elame pimeduses, väärtuste segadustes, identiteedi killustatuses, tõe kaotuses, arusaamises, et igaüks leiab oma tõe, igalühel on õigus uskuda, mida tema soovib. On mõneti julgustav lugeda kahtlevast ristija Johannesest, kes kuulutas Jeesusest. Tundis temas ära mehe, kes ristib püha vaimuga, kes toob pöörde sellesse maailma ja ometi vangistuses olles saadab ta oma jüngrid Jeesuselt küsima, kas tuleb oodata kedagi teist. Johanneses tõusid üles kahtlused, sest asjad ei tundunud liikuvat selles suunas, nagu ta neid oli ette kujutanud. Jeesuse vastus Johannese jüngritele ei olnud otsene, jah, see olen mina, vaid vihje varasemalt prohvet Jesaja poolt öeldule.
minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Nii kirjutas Jesaja 35. peatükis ja 61. Ja Jeesus lisab, õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Seega, ligi 700 aastat varem Jesaja poolt kogetud nägemus ja profeteering täitusid. Hoolimata Johannese kahtlustest Jeesusesse, tema tunnetest, mis külvasid uskmatust, kirjeldab Jeesus Johannest kui suurimat naisest sündinute seas. Ole julgustatud, kui leiad eneses küsitavusi toimuva suhtes. Hoia Jumala lähedale, ole ta sõnas ja lae ennast. Kõik, mis juhtuma peab, see juhtub sõltumata sinu tunnetest. Kolmandaks, pühakiri ei ole inimeste mõte, see on Jumala vaimu töö. Peetrus kirjutab, prohveti kuulutus pole kunagi lähtunud inimese tahtmisest. No nii, kuidas me saame selles kindlad olla, võiksime küsida. Sest prohvetid räägivad asju, mida nad ise ei valinud. Jeremiia, kes elas 650 aastat enne Kristust, pidi kuulutama rahvale ebameeldivat tõde. Daniel, kes elas 600 aastat enne Kristust, nägi tulevikku, mida ta ei mõistnud. Jesaja kuulutas Messiat 700 aastat enne tema sündi. Jeesuse elu, surma ja ülestõusmise kohta on kümneid täpseid ettekuulutusi, mis täitusid tema elus üksikasjalikult. Ja 27–30 ettekuulutust täitusid sellel päeval, kui ta risti löödi. Prohvetliku kõne ei suuda esile tuua inimmõistus. See ei ole inimeste mõtete filosoofiline lend, vaid püha vaimu töö, kes ajendas inimesi rääkima ja kirjutama üles Jumala sõna. Seepärast on pühakirjal autoriteet, mida ükski inimene ega õpetaja ei tohi muuta. Kristlane ei ehita oma usku arvamustele või tunnetele, vaid Jumala sõnale, mida võiks kirjeldada ka kui matemaatilise täpsusega usaldusväärset rehkendust. Näide elust. Üks noor kristlane rääkis, kuidas ta kaotas kõik oma tunded usuelu vastu. Palved tundusid tühjad ja kirikukellad kauged. Siis ütles talle üks kogenud kristlane, kui tunded kõiguvad, toetu tõele. Kui südamelamp hakkab pustuma, lase pühakirjal valgust anda. Kui inimene ütleb, ma ootan, kuni mul tuleb tunne, et Jumala teed käia, siis Peetrus vastaks, sa ei pea tunnet ootama, sul on Jumala sõna. Kui hakkad seda lugema, hakkab sinus kasvama igatsus Jumala järele, tõe järele, kindlustunde järele, armastuse ja hoolivuse järele. Rakendus. Ehk kuidas järgida Kristust tänase 2. Peetruse sõnumi valguses. Esiteks, 3 asja. Esiteks, pööra tähelepanu sõnale. Mitte mööda minnes, mitte valikuliselt, vaid kui elu vajalikule valgusele. Teiseks, õpi Jumalat tundma tema enda ilmutuse kaudu. Kolmandaks, oota Kristuse tagasitulekut. Kes elab tema valguses, võib teda
rõõmsalt oodata. Ja kokkuvõtteks. Peetrus teab, et ta hukatakse, kuid ta teab ka seda, et kui ta vastu peab, kui ta ei loobu selles ebameeldivas õuduses Jeesuse antud tõotustest, siis ta kohtub hukkamise järel kohe Jeesuse endaga. Seda kindlustunnet ja teadmist jagabki ta kõikidega, kes pärast teda peavad selles ebakindlas maailmas edasi elama. Jumala sõna ei ole antud meile ajal, kui me juba näeme, vaid ajal, kui meil on pimedus ja me vajame valgust. Prohvetlikud ennustused täituvad. Nii need, mis tunduvad hirmuäratavad, kui ka need, mis annavad lootust. Seepärast pidagem pühakirja kalliks, kuulakem Kristust ja elagem tema valguses. Kokkuvõtteks võime panna ennast Peetruse olukorda ja küsida eneselt, mida teeksin mina, kui saaksin teada, et mulle antud päevad hakkavad lõppema või on juba kohe otsa saanud. Ja ma palvetan. Kõigeväeline Jumal, sa oled oma prohvetite ja apostlite kaudu andnud meile kindla sõna. Aita meil kuulda seda sõna avatud südamega. Pööra meie südamed üksteise poole. Lase meil leppida seal, kus on lõhed. Armastada seal, kus on külmus. Andestada seal, kus on valu. Anna, et püha vaimu hääl võiks meie sees heliseda, julgustada ja juhatada. Vajadusel ka kutsuda meid uuele algusele. Täida meid oma püha vaimuga, et Kristuse valgus tõuseks meis nagu hommikutäht ja valgustaks meie kodusid, kogudust, töökohti ja inimesi, kellega sa meid kokku juhatad. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda nimel. Aamen.